On 26. mai. Ja ma olen kivi juures, mida ma nägin esimest korda pildi peal 1. märtsil. See kivi avas täiesti uue tegevussuuna. Ja nüüd ma olen seda tegevussuunda teostamas. Ta ütles oma nimeks Ao kivi. Ja ühtepidi ja teisipidi ja kolmandat pidi on see alguse ja lõpu kivi. Ta ütles, et ilma lõpetamata ei saa alustada. Ja kui alustad, siis sa pead olema lõpetanud. Ei saa alustada kui ring pole sulgunud. Ja kogu eelmise ringi seeme valmis saanud. Iga lõpp on kui seeme, mis hakkab kasvama järgmises ringis. Ja seetõttu meil on vaja lõpetada, et alustada. See on kaitsjakivi. Ta on pandud siia aegu tagasi, kui maagia oli põhisõjapidamise vahend. Ta ei ole üksi. Ma ei tea, kus on teised. Ja seoses sellega on ta ka piirikivi. Ta mäletab sõda. Ja mäletab rahu. Ja siit edasi, nii geograafiliselt kui vaimselt, ei saa, kui ei ole üks tiir ära lõpetatud. Selliseid kive on palju, mis on paika pandud kaitsmise eesmärgil just maagia vastu. Ehk siis siit edasi ei saa keegi, kes läheb kurjade kavatsustega sest tema võimed siin kivi juures sulavad ära. Nii et see on ka võimeline kurjust lahustama. Ja sellel eesmärgil ta praegusel hetkel kõige rohkem ka töötab. Ei ole enam riiki, ei ole enam rahvast. Nad on kõik taaskehastunud, võib-olla käime siin kõik kivi patsutamas. Hinges mälestust nendest aegadest. Lisaks on see ka teadvuse jaoks elektrit tootev kivi. Ehk siis see, kes tahab liikuda teadlikult edasi, saab selle kivi läbi väge ja jõudu juurde.
Minu selja taga on praegu päike. Nii et minu suhtes ja ka selle kaamera suhtes toimib päikese, Marsi ja Merkuuri ühendus ja see on vastasseisus. Antud juhul siis kiviga. Ja seal kivi taga kusagil võiks siis öelda, et on ka Saturn. Vastasseisudes on kõige rohkem väge, mis saab ilmneda. Ja mis on teadvusele kasutatav. Kuigi me loodusjõudusid nimetame ja asetame enesest väljapoole, ja me tundume iseendale üsna väikesed. Ja tundub lausa uskumatuna, et me oleme tegelikult suured. Igaüks meist võiks sama hästi öelda, mina olen päike, mina olen kuu, mina olen Merkur, mina olen Veenus, mina olen Marss, mina olen Jupiter, mina olen Saturn, mina olen maa, mina olen õhk, mina olen vesi, mina olen tuli. Kui see on öeldud eneseteadvuse läbi teadvustades, et ma kasutan neid jõudusid, siis selle ütlemise läbi mina olen. Ma saan kasutada neid loodusvägesid loomiseks. Oma potentsiaalilt oleme me kõik siis nii suured füüsiliselt, kui Saturni printsiip või Saturn taevas siis asetseb. Ja põhjuste tõttu me kogeme ennast siis sellistena, nagu me hetkel siis kogeme. Kus olen siis mina oma piirides praegu. Lõpeb see füüsilise kehaga, see minu enese mina tunnetus. Hooman ma oma aurat. Intiimruumiks loetakse käe ulatuses olevat territooriumi, kuhu ei tohiks siseneda ilma luba küsimata. Võib-olla kogeme ennast Merkabaa väljas olevana. Selle diameeter on 19 meetrit. Osad materjalid väidavad, et üks meie ülesandeid on see väli aktiveerida ja tööle panna. Kas ma tunnen ühtsustunnet maaga, päikesega?
kes ma olen. Selles kivis on väge vastata neile küsimustele. Ta toetab neid küsimusi. Ta ei anna vastuseid. Kuid ta on valmis jagama kõigiga iseendas olevat teadvuse elektrit, välku. Et looja meis saaks öelda, mina olen. Ja selle samastumise läbi hakata looma vorme maailma selliseks, nagu ta meie parimates unistustes külastanud on. See kivi mäletab Hüperboread. Ja ta mäletab Atlantist. Ja mäletab seda, miks tekkisid jääajad, mille tagajärgedest praegu alles maa toibub nii Eestis kui Rootsis kui Soomes. Maa vabaneb selle rõhu alt, mida jääaeg tekitas. Aga see on kõik olnud. Meil on võimalus lõpetada selleks, et alustada. Ja see võimalus on meil kogu aeg olemas, iga päev, iga hetk. Öelda enesele, et ma olen valmis. Ma olen kogunud kokku kogu eelneva iva. Ja ma olen valmis selle iva külvama järgmise ajastu mulda, et kasvaks uus taim ja uued võimalused. See kivi on rännakukivi. Kui sa oled piisavalt puhas rändama, siis ta annab sulle hoogu juurde. Kui sa ei ole piisavalt puhas rändama, siis ta puhastab su ära, kui sa seda ise tahad. Ja vabaks annad kõik, mis pole väärt hoidmist. Ja igavikku kaasa võtmist. Ma olen tänulik, et ma olen siia jõudnud. Ma olen väga tänulik. Ja sina, kes sa seda videot vaatad, oled ka nüüd siin. Sul on võimalused, võimalusi võib kasutada, aga ei pea seda tegema. See kivi kingib võimalusi. Ta ei ole üksi, aga teisi ma praegu ei tunne. Nii et koos selle kiviga tuleb terve kivi impeerium. Kes on andnud kunagi lubaduse toetada, väestada kõikide teadvuste pürgimusi erinevates kehades.
kes on teel taevatrepist ülesse. Kivid saavad kõige võimsamat energiat vahendada. Kehad ei ole võimelised sellises mahus ja sellise pika ajaga olema hääles. Ja nad on valmis meile seda energiat lahjemaks tegema, ümber häälestama vastavalt igaühe vajadustele. Ehk siis igaüks, kes tuleb siia, ta saab täpselt oma mõõdu. Sina ka, kes sa vaatad seda videot. See on sinu mõõt praegusel hetkel. Läheb aeg mööda ja tuleb teine mõõt. Seetõttu võib see kivi olla iga päev erinev. See video võib olla iga päev erinev, sest sina oled muutunud. Mina olen ka muutunud.